armastan seda riiki. Kõik nad pargivad siin, mitte mingit probleemi ei ole. Mitte riigi käib. Ma ei ole kunagi üldse tehtud. Väljas on kuidagi udune. Ina hakkab kuidagi vaikselt külmetama. Ei tea, kas peaks minema kuskile, kus on natuke soojem. Lähme küll. Säästurotid ei ole 100 aastat kuskil käinud. Pahmakas on suur ja vahepeal tuli seda kärpida Järvakandi juuksuris, kusjuures väga positiivne kogemus ja soodne ka. Aga tõesti meie igapäevatööd ja kool ja kõik möllud on võtnud nii palju aega, et me ei ole saanud ammu ilma kuskil käia ja seda korda me läheme ja nopime uue riigi Aafrika mandrilt. Aga kus täpsemalt? Saate teada kohe. Ja siit tulevad meie reisusellid. Tere! Ja sealt, issand, mulle see kaamera näitab puu otsa igale poole, ta ei saa mitte midagi aru, mis sünnib ilmas. Viimane pilt peab ikka viimasena lennukist välja tulema. Just, nii ongi viisakas. Kuidas lend möödus? Siis on hästi. Ja meie Steven on esimest korda elus astumas oma lemmikriigi pinnale. Elus pole veel saanud Türki, lubas, et ei tule ka. Aga siin sa oled küll läbi sõidul, aga ikkagi. Nii, kui on 3-4-5 tundi mida iganes aega, siis laps kuhu peab tulema, kui Istanbuli lennujaamas on liiga palju aega? Billichan, jaa, ehk siis meile juba väga tuttav söögikoht, kus me oleme käinud korduvalt. Ja loomulikult iga kord me laseme ennast üllatada mõne uue roaga nimega Shishtavuk ehk kanasašlõkk ja see ei ole meid veel kunagi alt vedanud. Ja samal ajal saab aknast välja vaadata, kuidas elu käib ja ühtlasi siin linnas on siis ka väga soodne majutus. Ehk siis oleme saanud ka umbes sellise hinnaga, et 10 eurot inimene öö ja hommikusöök hinnas, nii et väga põnev on see Arnavut-Köi linnake siin lennujaama kõrval. Nii, Istanbuli lennujaamas siis vanaema leidis maast raha. Leidis 2000 raha. 2000 raha. Andis lapsele. Laps oli rõõmus. Laps küsis, kui palju 2000 Türgi raha on eurorahades. Arvutasime välja umbes 42 eurot. Aga kui laps otsustas anda rahakese isale hoiule, avastas isa, et tegemist on Usbekistan Respublika rahaga ja 2000 Usbekistani raha väärtus selgub nüüd televaatajate silma all. Lapsuke, ära seda nüüd ära kaota, see on 14 eurosenti. Selle kohta vanarahvas ütleb, kergelt tulnud, kergelt läinud, sest 40 eurot, mis ta oleks Türgi rahas olnud, oli juba sirgelt planeeritud. Aga elu on vahel julm. Lendame ja lendame nüüd siis Istanbulist ja Tuneesiasse. Ühesõnaga, Go3 on see, kus nõme. Kõik, mis ma ööselt tõmbasin alla 10 sarja või 10 episoodi, mitte midagi ei ole. Praegu kähku kohalikust Simmist tõmmata ei lase, kõik ainult viimab. Go3 on vedanud seekord mind alt ja hakka või arvama, et ma pean terve tee jälle naisega rääkima. Aga see on tegelikult hästi tore. Ühesõnaga, lennuk on äge, puu püsti täis, mitte ühtegi vaba kohta. Meil on viimases reas. Peldik on meie selja taga, nii et kui tuleb, siis kohe saab minna. Ja kuuleme ja tajume ka kõiki neid, kes käivad terve aeg.
aga me ei põe, meil on savi, me oleme säästurotid, me reisime kas või kellegi kohvris või pagasnikus. Minu kott reisib business klassi. Jah, minu naise kott on ikkagi selliseid väärtusi täis, et ta sõidab äriklassis, sest siia taha üldse ei mahtu. Lendame nüüd Heimolisse, lendame. Ja oodatud hetk on söömine. Eelmisel lennul saime valida lihapallide ja pastapäevad, seekord pakuti kana. Aga väike kukkelus tuleb ka, aga kana siis teistsugune kui tavaliselt. Siin on väike juuriki, siin on siuke kana, mingi kotleti, päitsike, ma ei teagi, mis loom see täpselt on ja millega see süüakse. On hea. Siis on väike selline salatilugu, väike siuke puding või magustoit, vesi, sai, mahli juurde ja väike põhiga saia juurde ja head isu. See on nagu kartulivorm. Mucho bueno. Tõssi kuuledele. Hakkame sööma nüüd. Sa tõesti ei mõeld sellele, et palju kohta. No nii, möll käib, jah? Oleme kõik kenasti mahutatud. Kuidas teil seal taga läheb? Hästi. Mitu istet teil kahe peale on? Üks koht või? Mitte kehakik valutas. Dinar. Et vähemalt jagus teil üks, okei. Häid lambaid mahub ühe koha peale palju. Steven, mis teed? Ma olen kaardilugejas. GPS-i lugeja. Sa lähed neile suvepäevadele ka või? Paraku mitte, et kui sa pool tööd ise kui see riik muljet avaldab, siis võib-olla äkki tulen tagasi küll. No võt, igatahes kell saab 11:30 ja seiklused on täies hoos ja katsume oma majutust üles leida. 20 kohaliku abivalmis võitleja abiga saime autosse ja tundub kusjuures päris rahulik, aga ma arvan, et see sellepärast töö on. Sõtt on täis. Taksomeeter poeb sama kiiresti, kui see vana ise linnas kuradi 120-125-ga, urra. Taksomeetril on 100 juba ette tulnud, see saab ikka üks rõve kallis sõit olema. Kusjuures see on seotud rohkem aja kui distantsiga. Vaesus tuleb kullakesed. No. It's really good price. Okay, thank you. Üritati niimoodi lüpsta, saime ikka lüpsta. Ühesõnaga, temal on taksomeeter ja taksomeetrile krutis ette 2 sotti. On ju? See tähendab siis meie rahas mingisugune 60, ma ei tea, 70 eurot, täiesti 9 kilomeetri eest, uskumatu. Aga ma ei jäänud talle rohkem kui 100, sellepärast, et see on ikka täitsa haige hind, oleks Uberit saanud 2 tükki 30 eest tellida. Jõhker, kohe riisuma. Neid lennujaama pursuiisid ärge kunagi usaldage, aga me ei saanud ühestki kuradi äpist suuremat taksot. Lüpsivad meid. Minu koti ka keegi võttis väga hea. Lämme siis oma hotelli otsime. Nii, koput. Tere. Kas keegi juba magab seal või? Kas keegi magab juba? Kalts on ukse all. Kalts on ukse all, et prussikut tuppa ei saaks. Nii, tere tulemast. Kõik see mees ja naine, pugege tuppa. Nüüd vaatame sensuaalsemad pesad välja. Kellel parema toa peal nina on. Siin on meie õlutuba. Mul on nii väike see pilt, et siit ei on näha eriti midagi. Õlutuba. Mis siin on? Siin saab väikse sortsu lasta. Väga tore. Siin on köögi nurguke. Igavene nunnu. Leed värele paind veits. Väga hästi. Külmkapid, asjad, möllud on. Nii, mis seal oli? Seal on rõdu. Vaata, siin on hoolega. Siit
paned nuppu ja hakkab avanema. Ja seal on piibunaiste rõdu. Selline uhke. Ja siit saab kohe süüa ja kõik jutud. Piibunaiste rõdu on nähtud. Siin on laevuke. Nüüd lähme tuiame edasi. Kuidas teil läheb? Siin on üks suure voodiga tuba. Jõle pime. No siin ei näe midagi. Pekske kuskilt midagi põlema. No korraks oli valge ka. Oota, mis see? Seal on eraldi Pellerito ja muud jutud. Nii, veel üks rõdu või? Eriti moodne. Nii, riidekappe, nii et võib ämmaga kappi panna, kui tahad. Mis siin on? Siin on selline kahene tuba. Väga hästi. Ja siin on sebra. Vot nii. Tare, igavesti vinge. Ja tundub, et kõigil on rõdud. Mis teete, poisid? Rõve. Kõik oli nii hästi ja nüüd see kuradi elamine kubiseb mingitest kuradist satikatest. Vastik värk. Lasi. Siit jookse kus? Vastik värk. Ta ukse vahel siin. Palju lekku juba. See kapi vahele. Vaata raudselt nõude resti neil mööndib tööl. Siin ei olnudki. All raudselt on. Ei ole. Need on vaja targema kursustada. Tõugud. Siit enne tuli need päris hästi. Vastikud elukad. Tahan roisid tegevinn. Noh. Leidsid nüüd. Jookseb seal all, jah. See on selle kuradi reisimiste väga. Me oleme enamus ära hirmutanud. Mis teed? Russakaid taban. Kuradi kurudlas on täis sitta. Muude peale ei taha lasta. See, kellele ma pähe lasin, see igatahes kustus kohe. Või noh, läks tuituma. Näitu seda kohalikku mürki ka. Arvata võib, et nad on teadlikud nendest endadest siin. Muidu niisugust asja ei panna kaasa. Kapi peale. Köök läheb karantiini. Me sööme väljas. Mujalt ei leidnud. Pesuruumid ja kõik paistid timmisega. Pääsin ukse äärde ka, üks võtti tule mööda. Danger zone. Nii, nali naljaks, aga Wi-Fi'sse saamise jaoks on siis selline tagasihoidlik kood, ma ei tea, kas siit näha on, aga CY6R #küsimärk 2S4 $6 ja Zorro. Ühesõnaga, no kui Louvre'i omad ka teeksid omale sellise parooli, siis keegi nende turvasüsteemi ei häkiks, aga Louvre'is pandi lihtsalt Louvre. Ma arvasin, et ma vaatan Samsungi telekat, aga ma märkasin, et see ei ole Samsung, vaid see on Samsung. Nii, joogivoolikud toodi kätte juba, kuidas tundub? Tundub täitsa või? Ja täitsa on see, et praegu siis selline komplekt, kus peaks tulema siis igasuguseid salateid, omlette, igast möllu peaks tulema siis maksis kõva
10 kohalikku, mis peaks meie rahas siis olema 3 eurot midagi. Nii et algus on praegu väga palju tootav. Ja kuidas ilmake tundub? Ämm on nii tõsise näoga, et ämmale eriti meeldib kohe ja mõnus, aga tuul on veel jahe, hommik on veel natuke jaheke. Aga võib-olla siin on nii nagu Marokos oli, et läheb alles kella 3 päriselt soojaks. 25 kraadi tuleb täna, jah. No sellega me saame nippi-nappi hakkama. Nii, hommikusöök on käes, sellised vägevad omletid, uhked salatid, kohv, smuuti, pooleliitrine vesi ja värskelt küpsetatud saiake 3,5 euro eest. No kuidas tundub? Kõlab nagu palju tootab või? Ikka täitsa timm, ma arvan, et see ei ole viimane kord, kui me siia tuleme. Ja tisu. Ja kodu on siin üle tee, nii et tuleme jälle. Väga bueno. Ja tisu. No mis meil käib? Ja pammaks on nii suur, et enam ei näe välja, on ju. Tuleb ära lasta lõigata. Kuidas juuksul tundub muidu? Tore. Kes duši jälle? Oru pritsis vett nii palju pähe, et kõik kilgub veel. Muidu läheb hästi, Mul on ainult näpp lõhki. Ma ei tea, see on päris kole värk. Midagi pole teha. Tige töö. Kes see? Tema või? Nii, ühesõnaga siis tegelikult tahtis Oru ainult 20 kohalikku raha ehk siis 7 eurot umbes 2 peale kokku, mis on ikka päris absurdselt odav, aga ma andsin natuke rohkem. Oru oli... Andsid tippi ka? Andsin tippi ka, jah. Oru läks kohe õudselt õide ja tõenäoliselt pügaks mind iga päev, kui antaks. Aga minu arust sai täitsa vahvasti tehtud ja kimame edasi. Täpselt ei tea kuhu ja täpselt ei tea mida tegema. Vaatame, kas saab ringi jõuda. Väljas läheb juba soojaks. Värvikamber, mis sugune. Meister töötab. Mul on teile ainult üks küsimus. Kas teil jäid täna rohud võtmata või te võtsite kogemata topelt? Jumala normaalsed olete. Ei, no nüüd keeras 3. ka ära. Sõida siis siukestega. No ühesõnaga tellisime takso, aga me ei saa tellida 2 taksot. Ja tellisime takso ja siis panime pool punti peale, et võtame teise takso ja siis see teine takso kohe tuli, mis on nagu filmis. Hüppasime peale, jälitage seda autot ja nüüd me jälitame, seal peaks meie omad olema. Ja ma loodan, et ta nüüd siin on need kõik ühesugused. Et meil on Peugeot, jah. Nii et action käib. Nii, mis maksis? No maksis mitte midagi, 2 eurot igavene pikk sõit, aga pidi jälitama teist taksot, aga oota, mis see sealt tuleb, ei, see pole ka õige numbriga, aga ei suutnud jälitada ja nüüd on meil sõrad läinud. Non, pour la princesse. Non, chantez-le bien, c'est bien, please. Alors, qu'est-ce que c'est? Et ühesõnaga jah, et alla ja eks me nüüd siis tallame siin külakeses ja püüame siis omasid leida. Ma arvan, et lähme siit samast alla ja vaatame, kas nad seal kuskil paistavad. Aga tundub põnev. Et me oleme ära kaotanud lapse, emad ja Steven. Tegime ringi peale sellele külale, kuhu me pidime tulema. Ja ei ole. Tuleks vaja leida see õige numbriga takso üles. Hey.
töö käib. Onu väikse torniga teeb aga toksa, täpselt siukest kunsti nagu sina tahad ja detailsus on ikka päris äge. Ikka väga äge detailsus. Siia saab nime teha. Medina. See on vana limi. No. Onu jookseb järgi, pakub aga paremat hinda. Ühesõnaga küsisime, mis maksab üks asi, mis meeldis. Ta tuleb järgi ja hind oli 350. Ja noh, nüüd on juba 100 ja nüüd tuleb aga järgi. Yes, go with 50. No. 50. We don't want it. What price to like it? What price? No price. ja nii need järgi jooksevadki. No. Iga ruutmeeter ruumis on maksimaalselt ära kasutatud ja vahepeal poes ei saa aru, kus sa oled poes või sa oled muuseumis. Tohutud paljud käsitööd ja kunsti ja siuksed pisikesed nurgatagused on kõik ägedaid asju täis. Väga kihvt. Siit õpetaja Eha. Ma proovin leida trianglit, sest sa ütlesid mulle, et ma muusikapoest ostaks selle. Ma muusikapoodi ei näe siin kuskil, aga ma proovin leida. Laps käib ja küsib igalt poolt, kas teil trianglit on ja keegi ei saa midagi aru. No nii, nüüd on tulnud siis Tuneesia põhjaosa sellist pärlikaema ehk siis City Bow Said või kuidas iganes nad seda hääldavad. Ja see on siis, kuidas nüüd öelda, siis Tuneesia Santorini. Ehk siis selline lahe külake, kus kõik majad on valged, kõik aknad ja uksed on sinised. Ja sellist ühtset lahedat stiili on siin aetud ja no millised vaated. Super äge ja igasugused nii-öelda turud või laata väga pull. Põnevad valikud ja väga mõnus juttu väikeste elava muusika etteastetega tänavumuusikutelt ja väga mõnus. Kartaaž turism ja hiired. Siis täitsa sürg. Ma ei tea, mis tähendab. Mis teeme? Ootame Stevenit, kes otsus sinna oma teed ja nüüd me ei tea, kus ta on. Äkki tuleb välja kuskilt? Äkki ei tule. No küllap ikka tuleb. Õpetad taksojuhti või? Jaa, ta ei saa midagi aru. Ta ei pööra vahepeal pead, tapab käe aknast välja, näitab, et sina jääd seisma. Alguses pani täiesti valel poole ajama, ma raiun, kuhu sa lähed. 50 kilomeetrit tuleb juurde. Ja ta ei vaadanud su poole ka, kui sa vehkisid Mapsiga. Ja siis ma näitan talle kaardid, ei saa sellest mitte midagi aru. Here to the left. See on vist veits aines ka. Ei tea. Vööd ka peale panna ei saa. Aga kohe oleme kohal, siis saab näha, kas läheb võitlemiseks ka. No, 10 peal oli nõus ära tooma meid alguses. Okay, here. Yes. Okay, thank you. Thank you. Noh, ei tahtnudki peale. Tundub, et saime hakkama. Kui nii palju teil maksma läks? 10. Nii kallid taksod. No see oli aines, ei saanud aru, kuskil pani valele poole. Nii palju lubas see süsteem, et maksab sõit? 10-20. Praegu 4 on juba ees, meid võeti alles peale. Saame näha. Aga ühesõnaga, meil on suurepärane Polo, Magnificento ja sõidame siis lennujaama ja lähme lennujaamast siis otsime omale, äkki me saame rendiauto, kus on 6 või 7 kohta, et siis minna juba vaatama ka natuke kaugemale oma kodust, kuhu täpsemalt selgub kõik töö käigus. Aga hommikusöögi sõime samas kohas kus eile, kõik naeratasid laialt, neil oli hea meel, et me oleme tagasi. Väike kärbe oli vahepeal toimunud, mahlake jäi väiksemaks ja
ja nipet-näpet saiakest ei toodud enam ja nii, aga muidu ikka väga hea. Täistuju ja kima. Cash. Tulime siis autot rentima ja alguses siis lasime helistada ühest kohalikust rendifirmast. Your payment with card or cash? As you wish. Card. Free suspension with card. With card. And cash it's 450, yeah? Vist ei ole nii palju. Ehk siis tulime autot rentima ja siis nüüd andsime talle sularaha 300 €. Ja ei mul ei ole. Okay, I think it's hard. Ja alguses siis, kui me helistasime nagu, tähendab, lasime ette helistada, et me tahame sellist 7-kohalist autot, siis öeldi meile, et 100–150 on päev. Ja pangakaartina. Ja koha peal siis hakkas kohe üks fishimine pihta, et äkki saame ikka 800 kaarti. Et äkki saame 800-ga kaubale. Ma ütlesin, et ei, et no 450 oli ju juhta. No hea küll. Siis taheti tarvati. 300 € for deposit. Yes. Your signature. Okay. And later you give me back cash, yes. Nii, siis... Return card? Yes, okay, super, perfect. Same... Yes. Ja siis ühesõnaga lõpuks saime nii, et tagadis jäi ainult 300, kuigi seda tahtis ka 500 saada ja siis auto saime 450 kohaliku. Mingi Suzuki? Jah, 50 € päev. Not free. Free with me, okay? Ühesõnaga mingi vanka anti meile kaasa siis, et lähme otsime siis rendi auto ja ketrasime siin need vahed läbi, pulti ühtegi autot lahti ei teinud. Nüüd onu ütles, oodake siin, ma lähen uurin asja. Ja sinna 4 tuule poole ta läks, loodame, et ta ikka tagasi ka tuleb, muidu on küll apu natuke. Mingi kuradi kohalik autorendifirma ka, mingi no name, mitte ühtegi tähte ei oska. Keegi küsib, kus te autot tahtsite rentida, ütleb, mina ei tea. Siukest kohast. Ei, lahe, põnev. Vaatame, mis saab. Nii, auto käes, pererahvas peal, jumal, kus see tuli. Ja asume sõitma, mis see küla oli? Mahmata, mis iganes küla. Ja sinna sõidab selline tagasihoidlik, hästi tagasihoidlik, 457 kilomeetrit on sinna. Ja hästi tagasihoidlik 4,5 tundi koos peatustega, ma arvan, 5,5 tundi, nii et õhtu kella 6 oleme kohal. Ja siis tõmbame tikku, kes ööselt tagasi sõidab. Ainult mina tohin sõita. Sõidame, põnev on. Toll makstud, kui sa tahad sõita mitu tundi kiiremini, siis tuleb võtta kiirtee ja mis siis kiirtee peal sõitmine maksab? Kohalikus rahas, mis oli 1,40. Ehk siis jagame selle 3-ga või? No ma ei tea, kas 50 senti äkki meie rahas. Nii et... No vaatame, kaua sõitu saab selle 5. Kiirtee praegu paistab soodne, aga võib-olla on nii, nagu meil oli seal Prantsusmaal, et iga natukese aja tagant tuli aga neid sente aknast välja loopida, et vaatame. Aga võib-olla sõidame 400 kilti otse ja kõik on hästi. No nii, Kreisi raadio vanade hittide abil oleme me jõudnud nüüd siis
peaaegu Sahara kõrbesse. Ehk siis meil on tegelikult sihtkohta veel 28 minutit ja sihtkohas peaks ootama meid siis üks paikadest, kus filmiti Star Warsi tähesõdasid. Ja lapse suur soov oli, et võiksime minna vaatama ja äkki õnnestub, äkki ei lähe enne pimedaks. Aga külad on, ütleme nii, et siin on praegu üsna tsiviliseeritud. Aga muidu mõned väikesed külakesed meenutavad ikka neid 15 aastat taguseid Afgaani aegasid, põnevaid selliseid kakaunnikuid ja savist ja sitast tehtud tarekesi ja selles mõttes on niisugune tagasivaade natukene küll. Tee on olnud hea ja põnev, ma arvan, aga natuke liiga palju sirge. Põnevust kurvide mõttes võiks rohkem olla enne. Ühesõnaga jõudsime siis ühte nendest paikadest, kus siis Star Warsi filmiti ja lähme siis vaatame, mis siin on. Ärimehed on igatahes juba kohal. Vaata, siin on need pildid on nüüd näha, kus need tegelased siin hoovis kuskil toimetasid. Ja vaata, see on see hoov siin samas. Hardus, Tiitu. Need oli filmist vist võetud. Ja. Et siin on siis näha need filmivõtte kohad, kus siin midagi tehtud on. Ühesõnaga siis nüüd oleme siin laua ääres, kus siis, kes see oli, Luke Skywalker või, istus ja sõi. Ja kui siit nüüd keerata lapse poole, siis on näha täpselt see sama stseen. Ja võib öelda, et kõik tundub hoopis teistmoodi seal filmis. Kõik on palju kuidagi pisem. Samas on ikkagi ära tuntavad kohad. Mina seda asja vaadanud ei ole, aga sina teed kindlasti selle kuti lugu. Ja siin võib seda päriselt siis ise katsuda ka. Ei tea, oota, see känd ju siin on mingi suurendus, kuidas sa saad silmidest läbi tegelikult vaadata. Ühesõnaga, need asjad, mis seal filmis siis päriselt olid, on siin ja päriselt need on mingi, ma ei tea, papist ja suvalistest juppidest tehtud asjad, nii et ei ole eriti nasa, ei ole. Ja siin on ma ei tea, ilufilp, Renault ilufilp on see tegelikult. Vaadake, otsi filmi siin. See küla siin jääb matmata. Siin on tähed, saab tõhki patsutada. Ja all on welcome. Ühesõnaga siis võtame siis tänase päeva seiklused kokku juba kerges hämaruses. Päike kukkus solksti solgiämbrisse, 10 minutiga kadunud, nii nagu kõrbes ikka. Ja naudime veel viimast sellist õhtuvalgust ühe vaateplatvormi peal kõrgel mäe otsas. Ja igale poole siis 10 kilomeetrid on veel viimane lahe vaade. Ja siis hakkame sõitma tagasi. Öösel jõuame. Nii, vaatame siis natukene ka kohalikele hindadele otsa. Pudel mulliga vett on umbes 30 eurosenti. Sellised 15 muna paketid, 15 muna saab siis kätte umbes 1,40 €, mis on ikkagi soodsam kui meil. Limonaadid, sellised igasugused tavalised, mis meil on ka sellised suured, on kuskil euro 10, sinna kanti umbes jäävad hinnad, nii et ikkagi võib öelda, et julgelt soodsam kui meil. Mis me veel leiame siin? No mahlad. Meil on
klassikaline niisugune segumaht täna maksab mingisugune 1,40, 1,80, sõltub sellest firmast, kvaliteedist. Siin on kuskil eurotuuri, umbes niimoodi. 1 euroga saad ikka paki mahla kätte. Mähkmed vaata nagu. Mähkmed, mis me saame? No vot, see on siis 4,50 umbes niimoodi. See on selline pakk mähkmed, ma tõesti ei tea, mis on meil maksavad. Aga paistab ikkagi hinnaklass siis, piima hinda võiks ka vaadata. 30-40% vist on ikka soodsam kui meil umbes niimoodi. Aga piima või juustu. Ei vist ei ole. Aga juustu ka ei paista. No näed, kanafilee on siis ütleme 6 eurot kuskil, 6,50 on kilo, suht sama mis meil. Nii et pigem on siin söömine soodsam ja toidukaup. No. Meil on põnevus. Ma olin seekord väga tubli. Meil oli jäänud 1/3 paaki kütust ja veel mitusada kilomeetrit sõiduruumi ja ma mõtlesin, et seekord me ei lase viimase piirini, vaid nii kui ma nüüd näen ühte tanklat, me tangime kohe ära. No lihtsalt sellepärast, et me oleme siin kuskil pikkade vahemaadega, kuskil kõrbes, eks ju. Ja üllataval kombel sellest hetkest praeguseni ei olegi ühtegi tanklat olnud. Ja praegu on niimoodi, et auto lubab meil sõita 2,3 kilomeetrit ja järgmise tanklani on 7. Nii et me oleme valmis ka oma tänased sammud täis saama, kui on vaja väike 5 kilti sinna, 5 kilti tagasi, eks ju, peotäis kütust kaasas. Ühesõnaga, me oleme jälle päris suure pissi sees ja me keerasime suure trassi pealt maha siia külavahedesse, et saaks kuskil natukene bensiini ja loodame, et need külatanklad on avatud. Vedas välja. Ühesõnaga, vedas ilmselt sellepärast välja, et üks tankla oli natuke varem, mida meil ei olnud navis näha. Ja igavene ämar ja igavene pussakäära on, vaata seda silti ka seal, ma ei saanud midagi aru, mida seal tankida üldse mingi kohalikus keeles asi. Aga onu tuli ja ütles, et siit saab bentsu küll ja paneme 95 pinslisse ja kütame edasi või siis tagasi, sest me peame minema uuesti paani peale. Tere hommikust. Aga tal on siin lõua, ei, natuke ikka vuntsi. Ei ole vuntsi. Ei ole, okei. Tere hommikust, meil käib kõva arutelu, milline näeb välja kass, et kas ta meenutab Saksa Führerit või mitte. Aga selliseid asju ei pea tegelikult üldsegi arutama, eriti siin valjusti üle küla. Aga oleme oma tavapärasesse söögikohta tulnud, sest elame siin, sööme siin. Kõik on väga mõnus olnud. Ja lõhkusime ühe topsi ära. Ja ma lõhkusin selle ära. Killutavad enne juba hommiku vara. See roheline. Assa. Tean, ma lõhkuin ära. Täna siis mina tellisin omale natuke teistsuguse hommikusöögi. Teised tahtsid kõik sama asja. Ja Steven sööb ainult šokolaadisaia, sellepärast, et tal on kasvuaeg on möödus. Ja mõte on siis täna vaadata meil siin põnevaid vaatamisväärsusi linnas ja kui püsib ilus helesinine taevas ja väga soe on, siis kella 3 paiku loodaks jõuda kuskile randa ka, et natukene saaks põsepunapalgele. Ilusat päeva, teie tulge ikka veega kaasa. Elu käib. Elu käib jah ja esmaspäevad on igal pool nõmedad, nii nagu meie kohvik oli aastaid nõme esmaspäeviti kinni, siis ka siin on kõik asjad esmaspäeviti kinni. Ja täna on esmaspäev ja isegi keskturg, mis peaks olema nagu pulbitsev süda, on kinni, kuigi inimestel on ju esmaspäev täiega tööpäev, väga kummaline. Nii, tulime siis, mina ei tea, Kartager. Mina ei häälda neid nimesid välja, mis need on. Aga selline vabaõhumuuseum võiks siis öelda. Ja siin on siis iidsed varemed ja ühe piletiga saab siis ka Rooma teater,
siis amfiteater, muuseum 1, muuseum 2, muuseum 3, mis iganes asjad veel. Mingid vannid, Antonioni vannid on mingid asjad, mis siin kõik selle pileti sees on. Ja pileti hind on siis 12 kohalikku, mis tuleb jagada siis umbes 3-ga, ehk siis 4 eurot umbes on pilet. Ja lapsepilet oli ekstra kallis, 2 kohalikku, ehk siis ma ei tea, 70 senti, umbes niimoodi, 65 senti. Vot, nii et hakkame siis järjest avastama ja kui meil paljud muuseumid linnas on täna kinni, siis siin peale ühe, mis on renoveerimises, peaksid kõik asjad olema avatud, et vähemalt saab vaatama minna. Põnev selles mõttes, et mida väärtustada ja mida mitte. Siin on nüüd siis need vanad varemed, on ju. Kõigepealt, mis jäi silma, on siis taas ehitatud sellised postid. Miks ma ütlen seda? Sellepärast, et siin on metallarmatuur sees. Elu sees ei kasutatud sel ajal mingit metallarmatuuri. Ja neid siis presenteeritakse, kui vaadake, vanad säilmed. Aga samal ajal on siin imelised peenmosaiigid alla sentimeetriste ruudukestega, sammalduvad, kõik tallavad peal, kellegi asi pole. Ehk siis mida presenteeritakse? Kõige ägedam asi on tallata ja kulutada ja sammalduda ja siis mingid käsitsi järgi tehtud junnid on siis need, mida kõik käivad pildistavad ja kummardavad. Müstika. Nii, minu selja taga laiub siis selline põnevus nagu Kartaago linn ja need varemed siin peaks siis olema 6. sajandist ja ühesõnaga tolleaegsed väejuhid ja valitsejad ja kes siin elasid, siis olid pinnuks silma roomlastele. Nimelt roomlased said ikka nende käest pasunasse oma jagu. Aga jah, palju on siis ägedust naturaalset ja osaliselt on ka järgi tehtud asju, taastatud, ägedamaks tehtud, vähemalt minu hinnangul, ma ei ole spetsialist. Aga põnev on igatahes ja igasugused maa-alused topsikud ja sellised varemed, kuhu saad sisse pugeda. Mingisugused asjad on kunagi olnud, igal ühel silti juures ei ole ja mõne sildi asemel on ainult selline ilus raam. Saad ise juurde mõelda. Olema 3. silm, mis ütleb Vot nii. Kuidas teile meeldiks soetada endale see päevi näinud kinnisvara aastast 250? Kohaliku, värske, essentsiga, mõnus, lokaalne pissihais. Minge ja elage ja rajage ja looge omale keenrat ja elage seal maja sees nii palju, kui te jaksate. Aastast 250. Nüüd aga kiikame Antoniuse vanne, ehitatud aastatel 145 kuni 162 ja vaatame siis, mis vannid mehed omal tegid, jah? Või on hoopis selle taga midagi muud. Lähme vaatame. Monseigneur Antoni, tulge vanni. Kui mõnus. Ühesõnaga tegemist siis avalike termidega või saunadega või tänapäeva mõistes spaaga, kus mitte midagi aru ei saa, mis kus asus, aga vähemalt on olemas siin siis ka sellised vaated, milline see asi kõik siis kunagi võis välja näha. Ja jällegi natuke naljakat restaureerimist. Siin on siis näha täies hiilguses suurepärane post, millest 90% on tavaline betoonivalu ja tõenäoliselt ainult seal tipus see nupsuke on originaal. Ja siin on ka siis näha need originaaldetailid sellest ajast. Meenutab ta rohkem sellist kaltsiidi
sisaldusega kivimit, mitte siis see, mis siin valdavalt igal pool näha on, mis on suures osas siis tõenäoliselt kõik taas loodud. Aga noh, asi oli ju ammu ja vähemalt saame mõnda tont teab, mis aegset asja patsutada ja uskuda, et see on see. Tere tulemast, nüüd läheme amfiteatrisse. Põneva paigana, kus me siis Star Warsi muuseumist lugesime, kus siis ka filmiti Star Warsi, on siis see põnev Tuneesia amfiteater, Cartago oli, ja kui nüüd küsida muidugi suurima sõbra AI käest, siis tema ütleb, et siin küll midagi filmitud, et loll jutt suu tagasi, et siin käisid gladiaatorite võistlused, siin on tehtud teatrit, siin on tehtud igasugust pulli ja no võta siis kinni, kellel õigus on. Aga mis on põnev, tundub, et see amfiteater on tänaseni täiega käigus, ehk siis siin on täiesti moodne lava püsti ja mina ei ole sellist asja vist küll kohanud mitte kuskil, et siin on tänapäevased kaldteed, võid ratastooliga tulla siia, mis iganes lahe, et miks peab ainult siis hoidma seda asja niimoodi rangelt ainult vaatamiseks, kui võib seda kasutada sihipäraselt ka sadu ja 1000 ja pluss aastat hiljem. Vägev. Mis teete? Vaatame kohta, kus drooni lendu lasta. Päris tuuline on. Jah. Katsuke enne drooni. Meil nüüd läheb jamaks, sest meil lasime drooni ülesse. Fotopäevikud. Ja, ega siin nalja ei ole, siin võetakse õudselt tõsiselt. Tuleb välja siis, et terves riigis nemad ikkagi ei tolereeri drooni lennutamist. Ja nüüd siis lubati tulla enda autoga järgi siis politsei autole. Ongi turvavööd peale, muidu saame selle ka. Ja lähen siis politseioskonda ütlusi andma, ega midagi ei ole teha. Eskorditakse sind. Eskorditakse, jah, vähemalt ei väänatud taskunoaks kuskile taha istmine, vaid lubati ikka oma autoga tulla järgi. Nii, Võmmi auto on vägev. Ühtegi suunatuld ei näita. Siin on midagi filmida pärast saame selle ülga. Ja, öeldi, et Rosa jumala eest pilti tee ja midagi. Ehk siis probleem seisneb selles, et seal DJI selles kaardi peal on nii-öelda lennukeerutsoonid siin lennujaama kohal ja mingid siuksed üksikud kohad veel märgitud. Aga see piirkond, kus meie oleme, ei olnud siis ühtegi silti, et ei tohi filmida ja ei ole siis kaardi peal mingisuguseid piiranguid. Ja nii on, aga neile see ikkagi ei meeldinud, nemad on selles suhtes hästi jäigad, et sina lähed drooniga üles ja võib-olla kuskil rõdu peal on mõni naine alasti ja ongi pahasti või no umbes niisugune jutt oli. Aga siiani nad on üsna sõbralikud kõik ja loodame siis drooni ära ei võeta ja kui võetakse, siis vaatame, kui uus vaadata. Tõesti ise tulema saan. Just, ja ei pea maksma miljoni. Just. Ühesõnaga siis kriminaal Merekivi on peale, ma ei tea, 3,5 tundi või kaua ma seal olin, politseijaoskonnast välja lubatud. Aga seda selle jaoks siis, et sõita siis politsei ülema järel, kes sõidab meie ees, piirivalve, mis iganes kontorisse kuskile. Ja seda selle jaoks, et seal siis tehakse meie praegusena siis nii-öelda konfiskeeritud droonile
tehakse seal siis mingisugune inspektsioon, videod kästi mul ära kustutada, et oleks lihtsam, niimoodi vähemalt öeldi. Ja siis seal siis tehakse mingi inspektsioon ja põhihäda on neil selles, et toll oleks pidanud nägema, et mul selline asi on ja ma oleks pidanud riiki saabudes selle deklareerima, sest et Tuneesias tuleb välja, et absoluutselt on keelatud üldse drooni kaasa toominegi siia, neid ei müüda siin ja nende kasutamine on rangelt keelatud, kuigi DJI äpp nagu seda juttu üldse ei toetanud, aga nad lubasid selle korda teha, et saab ka sinna ametliku siis vastav info ülesse, et ei tohi mitte mingil juhul ja info siis praegu selline, et võetakse see droon mult ikkagi siis nii-öelda ära nii kauaks, kuni on lennu peale minek, ehk siis 12. ma peaksin selle lennujaamas saama tagasi. Et selline lugu. Seda pole kindel. Aga miski pole kindel, paberid ma täitsin, et mult selline asi sellise seerianumbriga ära võeti. Ja siis on veel see põnevus, oota, mis seal oli veel? Ühesõnaga jah, et mingid tollivendade peale on nad nagu hoopis hästi tigedad. Ja midagi ma tahtsin veel rääkida. Aga me tulime, siis tollivennad ju jututasid seal, me lasime oma kotid läbi ja kellagi ei säirinud. Keegi ei teadnud, kedagi ei huvitanudki absoluutselt, et mul üldse mingi droon on, jah. Ja õnneks siis need videod vaatasid läbi ja siis ma nagu nii-öelda seda kõige ohtlikumat tsooni, kus on siis mingi presidendi elamine või mida iganes, et ma seda suunda siis ei olnud nagu, et ma ei olnud piisavalt kõrgel, ehk siis seda ei olnud näha, nii et tuleb tänada tuult, tahtsin minna oluliselt kõrgemale, aga tuul õnneks segas drooni nii palju, et ma ei saanud minna. Vot, küll. Palju siin praegu mingi 80, ta on hullu maja. Ei rohkem, 90, üks rotiga. Ja siis ma pean neil sabas püsima, aga nad on nagu pool kilomeetrit ees juba. Vägev, trall käib, ma ei tea, pool tundi sõidame. Kuhu meid viiakse? Põnevust kui palju, seda kõike ühe pisikese laste drooni pärast. Siia auk. Võtavad mina kaasa. Maja. Ma ei saa siit mitte kuskile vasakule. Näeme siit paremalt minema. No nii, politseis käidud, tund aega jälle ära põletatud ja tulemus on see, et pole enam drooni, pole pulti, pole midagi. Eile öeldi, jebedijee, tule kell 10 saad tagasi, täna öeldi, üle lend, tahame omale. Tee taotlus, mine sinna ja sinna instantsi ja ühesõnaga jääb see mingiks neile siis ja midagi pole teha, siit õppetund. Ärge siia riiki tulge, teeme neile sellega head. Takso varastab teid tühjaks esimesel päeval kohe ja vara konfiskeeritakse ja lahe urgas. Nüüd lähen vaatame siis ringi ka, sest homme peab koju minema, 2 päeva mingi võmmide peal ära räinud. Lahe. Siit juhtub, järgmine kord targem. Nii, hullu maja, pargime siia, kus parkida ei tohi, et saaks 2 päeva autot taga ajada kuskilt tasulistest parklatest, aga lihtsalt siin ei ole valikuid ja kuna 100 autot pargib, siis pargime nii nagu kõik pargivad, midagi teha ei ole ja lähme vaatame siis kohalikku turuelu. Loodame, et dokumendid ja mingid süksed asjad jäävad alles ja saame laheda elamuse ja soodsaid soetusi just puuvilla näol, mis peaks olema siin mandril. Vähemalt Egiptus oli küll puuvill väga suurepärane, nii et
No nii, siin on siis ehe näide lagedast sollusest, kuidas mingisugused turuärikad on oma kärudega tulnud siia keset seda kõnni seda koridori ja nüüd on täiesti umbes kõik. 2 inimest peaaegu kõrvuti ei mahu ja muudkui pressivad. 1000 inimesed tahavad läbi saada. Mõlemale poole lõputu järjekord. Uus mood on see, et ise ei viitsi keegi karjuda enam, vaid pannakse siis kõlarid, kust kohast siis muudkui plätrab seda pläga. Ja mõne koha peal võib olla seal 2 kaupmeest kõrvuti 3-4 kõlariga ja siis on täielik puder, mitte keegi ei saa mitte millest, mitte midagi aru. Tundub, et mehel on mune. No nii, Päts, missugune? Kuidas on? Mõnusad maitsed. On hea või? Ühesõnaga nagu siuke normaalne söörik või? Aga see ei ole nagu otsas söörik, vaid keskel on siuke siduruniline nagu... Keeks nagu või? Jaa, äär on söörik ja keskelt on nagu siuke... No võt, nendele kuttidele ka meeldib, kes siin ringi lasevad. Tundub, et Steveni võime siia tööle jätta, sellepärast et tal tuleb inimestele asjade maha müümine päris hästi välja. Ja järgmine ohver on leitud. Krõbistab rahakotist kopikat. Ja mis sul siin on? Sul on siin kohalik rahake. Ma ei tea, mis see on, 2 või? Ei, see on 1, 2, 3, 4 või? Ma ei näe, mis need teiselt poolt on. Jah, 4 raha jagub küll. Keegi sittus mulle peale praegu. Käe peale tuli mingi Jorpovello kuskilt. No nii. Meister töötab seal. Aha. Meister läheb kapi kallale, päästab erilaste käest ühe ampsu ära. Palja käega loomulikult, et saaks mõnusam. Ei ole hullu. Ta kraapis natuke siit ja sealt, aga tegelikult pole väga hullu midagi. Kõik käib 7 kilekotti. Noh, jätad jootraha ka 10 senti või? Ei jäta, ei ole midagi siin. Las teenivad välja oma rahad. No palju tagasi anti raha? 600 anti ja siin on natuke sarnaselt Omaanile, siis sendid jagatakse niimoodi 1000 süsteemi. No see on umbes sama suur kui sinu pea. Aga see on hea. On hea või? Mis see on? Kirjelda. Krokodilli teate kõik? Ei tea. Päris küpsis ei ole, ta on pehme. Ühesõnaga, kui tagant pidama jääb, on elamus. Nagu meeliga oleks praegu. Hea tisu. No nii, nüüd siis tulime Tartu turuhoonesse, aasta on 1982 ja inimesed on saanud esimesi võimalusi pidada eraäri. Hea küll. Tegelikult on nii, et siin on 2 turuhoonet kõrvuti. See kõrval olev turuhoone põrand oli kõik ligaga kaetud, igast kuradi sissepääsust voolas mingi joga välja. Hinge mattev kala, raipe, hais ja täiesti vastik, sinna me lihtsalt sisse ei keeranud. Aga siin on siis värske materjaliturg ja peab ütlema, et lõhnab hästi, natuke kärbseid ja muid tegelasi siin ümberringi paistab. Aga üldiselt ega siin midagi nagu eriti isu äratavat ei ole, aga samas hirmus ka ei ole, et päris rotte ja prussakaid ei ole nagu kuskil täheldanud. Lihtsalt kärbseid ja satikaid on, nii et hakkame sukelduma ja vaatame, mis siin kuskilt saab.
armastan seda riiki, kõik nad pargivad siin, mitte mingit probleemi ei ole. Ja meie peame hakkama sitaga tegelema, sest keegi on ratta kuradi lukku pannud. Jumal küll. Hädavajalik. Sitt ei lõppe siin maal. Sitt ei lõppe siin maal. Suurepärane. Valige ükskõik kuhu minna, ärge siia urgu tulge. Ärge tulge siia urgu. Igal sammul. Tripe ring käib. Ma ei ole kunagi Eestis tehtud. Tuleb nii lihtsalt maal. See jääb nii, onja. Viska paber maha. Politsei võttis meil praegu ära selle. Keerulised linna. Normaalselt on närvid läbi. Ulud on ka siuksed. Ulme inimesed. Ärge külastage seda riiki. Ärge tehke seda viga. Ainult kui te otsite mingisugust, ma ei teagi, suhtlusvaegus, siis võib tulla. Ja linn hotell ja sa leiad hea hotelli, sest siin tegelikult neid väga ei ole. Ei, ma ei usu. Ma arvan ikkagi, kui sul on suhtlusvaegus, siis tuleb tulla. Siis saad seal võmmimajades juttu vesta nendega hommikust õhtuni ja pabereid täita ja igal sammul käib üks triperii. Mis me nüüd tegime? Võtsime selle junni kaasa ja... No jah, panime selle kontsu pagasnikusse, sest see on täitsa lahti ja lähme siis jaoskonda, mina ei tea. Kas ütlevad, et me oleme selle junni varastanud ka veel või ütlema, ma ei tea. Ma ei tea. Aju vaba. Kohalikku raha on vaja. 40 kohalikku raha on vaja. On meil 40 kohalikku raha või? Las see aga jookseb, et ma ära maksan. Annu see 10, mis tagasi saad sellele prillile. Nii, paber käes, et on ma ka. Kui sa niimoodi kõveti vaatad, siis sa silma tagasi võtad. Aitša, ai velle, me metsavennad oleme. 800 meetri pärast ringteel vali teine väljasõit. Metsavennadest lased. Nii, vaatame siis suures Carrefouri poes ringi ka, et natukene aimu saada tehnikast. Ja tuleb tunnistada, et meie koduteleviisor on siin soodushinnaga promotion keset väljakut, kõige soodsam parem hiin ja 50-tolline Samsungi telekas siin riigis ümber arvutatuna maksab 480 €. Aga meie ostsime selle 379-ga või? Nii et ikkagi päris suur hinnavahe on, päris suur ja onu vaatab väga viltu, et me filmi.
mul on emmale kingitusega, ämm ei tule. Paraku oma kingitusest keeldus ja hakkas minu eest ära jooksma, ütles tal ei ole totrusteks aega, nii et selle auto jätame siia. Seda me talle ei kingi, eks ju, see jääb siia. Oled nõus, ämmake, on ju? Ütle jaa. Ei. Ma ütlesin, et kingitus sai lubanud teha endale, nii et selle jätame sinna paika. Aga kui sa soovid, ma võin sulle osta natuke lihalisi tooteid. Ei, ma juba ostsin. Aga selline on ju tore. Ei või? Viimane päev. On jah. Pool päeva. Tegelikult hakkab minema. Ühesõnaga, me ei ost suurt midagi seekord. Sest et tuli jõudselt palju politseis aega veeta. Ja majanduslikult, eks nad ise siis teavad ju, neile siis tuleb nii kasulikum. Aga üks asi, mida me ossime, või mida minu kallis abikaasa ostis, on krõpsud. Vaarika, pipra, krõpsud. Muid on ka. Ühesõnaga, kuidas sulle need maitseb? Väga. Nagu, jah. Ja siit kohalt meie lükkame varsti käima ka ühe loosimängu. Ja keegi saab endale selle konkreetse paki krõpsu. Kui nad nüüd kohal jõudes on kaotanud oma selle õhu sealt pakist, siis palume vabandust. Aga me teeme kõik, mis võimalik, et nad jõuaks sellisena kohale. Ja vaarika kartulikrõpsud on lihtsalt mucho bueno ja meie turul sellist kaupa ei ole, nii et täitku nad seda rolli, et nad hoiavad kõik klaaskuulid terved. Jah. Nii, ma sain just enda kuuma šokolaadi. Mis see sees on? Šokolaad. Šokolaad ja tassis on šokolaad. Sa võid seda kaanekest võida korraks. See näeb välja midagi, mis ei tunduks nagu šokolaad. See kohe ongi šokolaad. Näeb välja nagu inimese seest. Ainult 5. Kohalikust mahlapuhvetist rannas väike rüübe ja eks need kohalikest viljadest värskelt pressitud mahlad on alati iga äge, mõnus ja vitamiinipomm, aga siin siis onu pakkus sellist lahendust, et pool on granaatõuna ja pool on apelsini ja see kokku töötab mucho buenost. Tervist tuleb! Nii, 300 raha anti näpu vahele tagasi, auto vaadati üle, öeldi kõik bueno ja saame hakata... Midagi head ka siit. Turvakontroll. Tore auto. Okei, thank you. Good business. Nii et näeme siis ühtegi lepingut, nad küll mulle ei andnud, aga kui nad andsid raha tagasi, siis tõenäoliselt on ikka hästi. Vot, nii et lähme lendama. Nii ja põnev on see lennujaam selles mõttes siin Tuneesias, et väravad on hoopis teistsuguse ehitusega. Tuled siit 51. või 52. oleneb kummalt poolt sisse. Ja siin on selline väikseline omaette lounge, selline ümar või 8-nurk või mis iganes nurk ta siin on. Väga põnev, muidu tare suitsu täis. Vana, kulunud, aga eks nad pingutavad, kui turiste niimoodi usinalt tühjaks varastada, konfiskeerida nende vara ja pärast ära müüa ja niimoodi vaikselt sammhaaval. Küll nad saavad siia asjad lõpuks korda, kui siia keegi enam tuleb, aga ma ei tea, mina küll igatahes ei kipu. Mitte kunagi üldse. Tegelikult on juba osa Aafrika suhtes mann, et räägitakse, mis räägitakse, aga kui ise hakkad neid sittasid kogema, siis võtab natuke kitsu ära. Järgmisel seiklusel äkki lähme kuskile ägedamasse kohta. Illusion Airport Hotello. Ühesõnaga siis Türgi Istanbuli lennujaama kõrval külakeses võtsime seekord siis oma väikse majutuse ja mingi 16-17 eurot umbes inimene öö. Ja toad on siis sellised. Le toilette, le douche. Here we have a little bath, le bath. Siin magavad kusjuures mehed, naised magavad seal, eks ju. Niimoodi
eurod, dollarid, märgid, süsteemid. Ühesõnaga, tuba on küll pisike, aga ma arvan, et üks vinglemaid, mis meil kunagi olnud on. Ma arvan, see on kõik. Aga siin on sussid ja... Ja minibaar oli linnas, aga minibaaris pole midagi. Sussid ja šmussid. Minibaaris pole midagi. Võt nii, aga with our compliments, nii et vähemalt vett saab. Joome vett, magame paar tundi ja läheme lennujaama tagasi.